siin doktor Heigo Ritsbeck, Anglo-katoliku kiriku patriarh. Tänases loengus, mida ma pealkirjastaksin Ühine jumalateenistus, me vaatleksime koguduse rolli jumalateenistusel. Me teame, et varakiriku aegadest peale koguduse roll on olnud väga oluline. Ja eriti seda jumalateenistusega muusikalises osas. Kui me tuleme ka näiteks apostel Pauluse kirjade juurde Uues Testamendis, siis Efesuse kirja 5. peatüki 9. salmis ütleb ta lauldes omavahel ja lisab ka juurde pilli mängides. Et kui me nüüd tahaksime võtta kas või selle fraasi ja võtaksime taustaks veel vanatestamentliku jumalateenistuse, siis kristlik jumalateenistus on algselt peale olnud koos pillidega ja loomulikult on seal olnud väga palju laulu, ka vaimulike liturgilises osas, aga nagu me teame, ortodoks kirik ei kasuta ühtegi pilli ja lääne kirik, katoliik kirik on hakanud siis kasutama loomulikult suhteliselt suure valikuga pille, nii et võiks öelda, et piiblist me siiski mingisuguse aluse leiame pillide kasutamiseks. Teine Kolossase 3.16 ütleb laulge kogu südamest. See tähendab, see on niisugune tõeline pühendumine, kus kõik inimesed võiksid südamest laulda, mitte nii, et üks laulab südamest ja teised ei laula. Ja see ühisteenistus jätab väga tõsise mulje sellisest rõõmsast ühisest osadusest. Me teame, et aja jooksul paraku see koguduse osalus vähenes, seda nii teoloogilistel põhjustel kui ka liturgilistel põhjustel ja keskaja keskajal juba laulis praktiliselt nagu selline professionaalne koor, võiksime isegi öelda, altari ümber ja sellepärast me nimetame ka seda kooriruumiks, altari ümber olevat ala siiamaani ja inimesed lihtsalt jälgisid jumalateenistust, nii-öelda vaatasid pealt. Tegelikult muidugi see on ka mõnes mõttes võib-olla ka nagu liialdatud selline ütelus, sest inimesed pidid nagu kaasa palvetama. Ja mõte oli selles, et inimesed südamest palvetavad kaasa kogu selle missa aja ja eriti sel ajal, kus preestril või siis piiskopil oli väga oluline roll missa läbiviimisel. Et koguduse jaoks jäi siis peamiseks nagu selline kaasa palvetamine, kaasa mõtlemine, mõtisklus, meditatsioon ja taolised asjad. Luterliku reformatsiooni aeg, me teame jälle Martin Luther ja paljud teised reformaatorid ka panid koguduse laulma, aga reformatsiooni aeg mitte kõik reformaatorid, jätame selle meelde, et näiteks Zwingli oli üldse laulmise vastu. Nii et reformatsioonis ei saa öelda, et kõik reformaatorid olid koguduse laulu poolt, aga Martin Luther seda küll ja ka Calvin. Ja muidugi siis koguduse selline laul muutus üha tähtsamaks, olulisemaks. Ja kui me ajaloos nüüd hüppaksime edasi veel mõne sajandi, siis 18. sajandi metodistlikus ärkamisliikumises Inglismaal ja Ameerikas ja hilisemates ärkamisliikumises oli ühislaulul väga tähtis koht. No me teame kas või 19. sajandi Eesti ärkamislugudes, kus inimesed tulid palvemajja enne jumalateenistuse ametlikku algust kas või tund aega või 2 tundi varem ja mis nad siis tegid, loomulikult ka palvetati, aga üks suur osa sellest oli ühislaul. Võeti see laulikus see laul ja teine laul ja kolmas laul ja lauldi tõesti südamest. Nüüd me teame, et viimastel aastakümnetel kerkis esile ka seoses kaasaegsema muusika levikuga, et ka popmuusika, rockmuusika on kirikutesse tulnud ja siis on tekkinud selline üldine fenomen nagu ülistus, kus siis
kas üks või mitu lauljat või solisti või ka koor, siis laulab konkreetseid laule ja tekstid on siis kas inimestele kätte jagatud või siis projitseeritakse ekraanile. Ja viimasel ajal on selline ülistus muidugi teinud läbi väga suure arengu. Sinna on lisandunud väga palju heliefekte, prožektorite liikumine, värvid, toss, mis täidab selle platvormil oleva ülistajate osa nii-öelda. Ja nüüd me oleme jõudnud sellisesse aega, kus me isegi nagu mõnes mõttes võib-olla peaksime muretsema. Asi on nimelt selles, et nii Ameerika Ühendriikides kui ka teistes maades juba kirikujuhtide seas on väga palju sellist mõtisklust selle üle, et kuna need laulud on muusikaliselt küllaltki keerulised ja muidugi muusikud tahavad esitada üha uuemat ja uuemat repertuaari, et mitte neid vanu laule nii-öelda laulda, siis koguduse rolliks on jäänud nüüd seista püsti, siis käed üles tõsta või seista niisama ja püüda siis kaasa laulda või seista ja kuulata ja vaadata seda kõike pealt. Ja asjad on läinud mõne koha peal isegi nagu võiks öelda isegi kummaliseks, kui niimoodi tohiks öelda. Alles lugesin ühte artiklit, kus üks ülistusjuht ütles, et neil jumalanistuse ajal, ülistuse ajal see tossumasin läks katki. Ja ta ütles, et enne olime kõik võimsas pühavaimu osaduses, ülistasime nii kui tossumasin katki läks, nii pühavaimu osadus kadus kohe ära. Ja ülistusest ei olnud enam midagi, ei tulnud midagi välja. Ja paljud sellised kirikulu uurijad ja ka liturgilise elu uurijad on öelnud, et me ilmselt oleme praegu suundumas siis nendes vabakiriklikes teenistustes taas sellise keskaegse mudeli juurde, kus on olemas esinejad siis altari ees ja teised on, kes on nagu nii-öelda siis pealtvaatajad. Nii et reformatsiooni saavutused on siis nagu teinud sellise ringi tagasi, oleme jõudnud samasse punkti, mis keskajal. Ja sellepärast ma arvan, et kui me tahaksime nüüd vaadelda neid olulisi momente koguduse teenistuses, siis loomulikult ma ei ütle, et õige on nii või naa, aga siis me peaksime ka teoloogiliselt mõistma, mida me rõhutame. Näiteks Tridentia või Trento missa rõhutab just Kristuse ohvrit Golgatal ja tänu sellele kogudus ongi väga vaikne, väga harva ütleb midagi kaasa ja kogu selle missa ajal on ta praktiliselt palveseisundis. Samas kui nüüd Vatikani teise kirikukogu järel on üha rohkem ja rohkem rolli antud ka katolikkirikus ilmikutele kaasalöömiseks jumalateenistuses. Mõnedele see meeldib väga ja teised muidugi on väga selle vastu. Ja kuidas meie arvamus on seoses sellega, selle muidugi kujundab igaüks ise. Olles nüüd anglo-katoliku kirikus ise, ma siis arvan, et võiks olla selline mingisugune kuldne kesktee, tõepoolest võiks olla jumalateenistuses selliseid osasid, kus tõepoolest kogudus mediteerib, elab kaasa ja ei pea konkreetselt siis häälega osalema, aga samal ajal ka need osad, kus kogudus häälega kaasa teenib ja midagi konkreetselt liturgiliselt ütleb, on ka kindlasti osad, mis on väga vajalikud ja väga olulised liturgilise jumalateenistuse edasi viimiseks. Nii et ühine jumalateenistus ilmselt võtab endaga kaasa kõik selle, et me ühiselt teeniksime Jumalat. Ja on raske nagu näha, et see ühine teenistus kuidagi peaks käima niimoodi, et on üks või kaks inimest või ka mingid muusikud seal altari juures või ka siis platvormil vabakiriklikus mõttes ja siis teised nagu kuulavad, vaatavad, on pealtvaatajad. Kuigi loomulikult nad võivad ka kaasa palvetada ja ka sellel on tähendus. Nii et see on selline mõttekoht, ma arvan, 21. sajandi algusega Eestis, kuidas jumalateenistuslikku sellist pilti kujundada
et ta võiks kõige paremini esindada seda tõelist sõnumit, mida siis Efesose ja Kolossa kirjas apostel Paulus ütleski, et me laulaksime südamest, laulame omavahel ja laulame pilli mängides. Aamen.